Tere, mina olen Miikal Parman ja mul sai tööpäev siin spotis läbi ja ma mõtlesin täna midagi uut proovida. Selleks on mul siis kutsutud siia üks erikülaline Tallinnast, nii et vaatame, kes ta on. Ma olen Maarja ja ma olen täna selleks siin, et õppida ära pannihopp. Täna me olemegi siis siin Maarjaga, et õppida ära pannihopp selle B-mixiga ja esimene samm ongi esiratas maast üles saada. See käib niimoodi. Nüüd proovib Maarja siis seda teha. Kui esiotsa suudad juba tõsta, siis proovime teiseks tõsta taguotsa. See on täpselt sama loogikaga. Kallutad natuke ette ja proovid jalgadega taguratast tõsta. No nii, kui te saite siis hakkama sellega, et tõstate esiratast ja tõstate taguratast, siis otsige endale mingi väike ese või mingi ükskõik mis asi. Meil on siin näiteks teibirull. Nii et panete teibirulli või millegi maha ja siis proovite sellest üle minna. Näed algul esiratas üle ja siis taguratas üle. Las ma demonstreerin. Nii, ja esiratas ja taguratas. Ja korda seda vähemalt 10 korda, või see on täiesti selge. Kui teil on algteadused selges, kuidas tõsta esiotsa ja kuidas tõsta taguotsa, siis ongi aeg teha pannihopp ära. Selleks on siis õiget käepositsiooni vaja, mitte liiga ees, mitte liiga taga, et niimoodi mugavalt siit hoiate tugevalt kinni. Muidugi peavad olema pedaalid paralleelselt maaga, kas siis parem jalg ees või vasak jalg ees. Ja siis on see asi, mis me kõik tahame teha, pannihopp. Ühesõnaga, kui me tõstame esiratta üles, siis õigel momendil tõstate ka taguotsa üles. Ja teil ongi pannihopp olemas. Seega te kombineerite need oskused, mis me teile õpetasime, esiratas ja taguratas ja teete seda ühel ajal. Ehk siis pannihopp ja las ma näitan teile. No nii, Maarja just õppis poole tunniga siis pannihopp ära. Nii et ma arvan, et kõik suudavad seda teha. Ma käin siis kiirelt üle, kuidas teha pannihoppi. Alustame siis täiesti nullist. Esimene samm on siis esiratta üles tõstmine, siis on taguratta üles tõstmine, siis on selle kahe kombineerimine ja teil ongi juba pannihopp olemas. Ja kui teil on mingeid probleeme või küsimusi, siis jätke alla kommentaaridesse ja kõik ideed, mida me võiks järgmisena teha, andke ka teada, palun. Täna õppisin siis poole tunniga pannihopi selgeks ning andke kindlasti teada, mida võiksin järgmisena proovida. Ja subscribe'ige kindlasti Geert Treppi ning olge kursid meie tegemistega.